Jälgime erakorralisi uudiseid. Teatavasti on Bahamaad näiliselt kadunuks jäänud ameeriklanna abikaasa arreteeritud. Ta väidab, et naine kukkus paadisõidu ajal tormisel merel üle parda, kuid uurijad arvavad selgelt, et selles loos on midagi enamat. See on erakorraliste uudiste väljaanne saates Juhtumi jälgedes, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Olgu, liigume nüüd selle šokeeriva teabe juurde, mida me praegu jälgime. Brian Hooker on vahi all. See tuli just teatega Bahama kuninglikul politseijõult Lynette Hookeri juhtumi kohta. Nii et see on see, mida võimud ütlevad. Tsiteerin. Politsei soovib avalikkust teavitada, et uurimise jätkudes võeti USA kodakondsusega 59-aastane mees vahi alla vahetult pärast kella 7 õhtul. Kolmapäeval 8. aprillil Marsh Harboris. Hetkel teda üle kuulatakse seoses selle juhtumiga. Politsei ei nimeta pressiteates konkreetselt nime Brian Hooker, kuid Associated Press ja teised meediakanalid teatavad oma allikatele viidates, et arreteeritud isik on tõepoolest Lynette Hookeri abikaasa. Avalduses Reutersile ütles abipolitsei komissar järgmist. Tsitaat. Võtsime ta vahi alla umbes kell 19.30. Täna õhtul Abakos täiendavaks ülekuulamiseks meil oleva piisava aluse põhjal. Ta jätkab, et ta on võetud vahi alla kahtlustatavana. Ta on arreteeritud. Praegu ei ole selge, kas Hookeril on selle salvestuse tegemise ajal advokaat ning samuti ei ole selge, milles teda süüdistatakse. Ja te kuulsite seda mõistet piisav alus, mida kasutas see abipolitsei komissar Reutersile tehtud avalduses. Me ei tea, mis selles uurimises ilmnes, mis pani neid uskuma, et tegemist oli millegi enama kui traagilise õnnetusega, milleks Brian Hooker seda väitis. Oleme samuti teada saanud, et USA rannavalve on asjasse kaasatud. Nad ütlesid AP-le, et on alustanud kriminaaluurimist. Me ei tea endiselt täpselt, mis viis selle juhtumi viimaste arenguteni, kuid on selge, et midagi toimub. Võimud on otsinud Lynette Hookerit alates laupäeva õhtust. Brian Hooker väitis, et nad mõlemad sõitsid 8 jala pikkusel kummipaadil ühel neist täispuutavatest paatidest, millel võib olla mootor taga ja kõva põhi. Ja nad olid sellel kummipaadil ning ausalt öeldes oli 2 inimese jaoks seal kitsas, kui Lynette üle parda kukkus. Ja tal olid mootorivõtmed. Ja need võtmed Brian Hookeri sõnul läksid koos temaga vette ning keegi pole teda sellest ajast saadik näinud. Väidetavalt ütles Brian Hooker, et ta pidi aerutama kaldale ja selleks kulus tal tunde. Ja ta jõudis jahisadamasse alles pühapäeva hommikul, kui ta rääkis kellelegi, mis oli juhtunud. Seejärel kutsuti politsei ja algas otsing, nagu meedia teatel. Kohalikud võimud on öelnud, et see oli tuuline öö ja ausalt öeldes polnud sellistes tingimustes mõistlik olla nii väikesel, täispuhutaval alusel, sest tuulekiirus oli 18-20 sõlme, mis on umbes 20-25 miili tunnis. Praeguseks ei ole võimud Lynette Hookeri keha leidnud. On möödunud mitu päeva sellest, kui ta abikaasa sõnul vette kukkus. Üks päästetöötaja ütles NBC Newsile, et nad usuvad praegusel hetkel, et tegemist on juba surnukeha otsinguga. Nüüd teatab ka AP, et USA võimud on küsitlenud Lynette'i tütre Carly Aylesworthi ja temast on saanud selle loo oluline osa. Ta on meediale öelnud, et Hookerid, kes jagasid sageli oma merereise sotsiaalmeedias, olevat väidetavalt olnud seotud perevägivallaga. Ja täpsemalt on ta väitud, et Brianil olevat olnud vihaprobleemid ning ta olevat varem esitanud tõsiseid ähvardusi tema ema Lynette Hookeri vastu. Ühes juhtumis, nagu ta ütles 2 aastat tagasi intervjuus Fox Newsile, olevat Brian tema sõnul ähvardanud Lynette Hookerit, öeldes, et ta kägistab ta ja viskab üle parda. See paar oli väidetavalt merel reisinud ja sellist elu elanud umbes 10 aastat. Nüüd räägime peagi lähemalt konkreetsetest väidetest, mida Lynette'i tütar on esitanud. Ja ma tahan rõhutada, et praegu on need vaid süüdistused. Siin on veel meie kajastust vastuste otsimisest selle kohta, mis juhtus Lynette Hookeriga. See salvestati enne seda suurt uudist.
see on video, mille Hookerid postitasid oma YouTube'i kanalile vaid 4 nädalat tagasi Bahamalt. Näete, kuidas nad aerulauaga mööda veeteed sõidavad. Selle paari sotsiaalmeedia kanalid, nad on väga aktiivsed sotsiaalmeedias sisu tootmisel, kannavad nime Sailing Hookers. Ja paar postitas videoid sellest, kuidas nad käisid mõnedes hämmastavates kohtades Kariibi mere piirkonnas. Nende TikToki kontol on kirjas: me purjetasime eemale jamast, abielupaar, kes elab oma parimat elu. Ja tõesti, nende videoid vaadates tundus, et just seda nad tegidki. See on nende viimane TikToki postitus 5 päeva tagant, kus nad naudivad Bahama saari. Sotsiaalmeedia andmetel ostis see paar 3 aastat tagasi Texase spaadi. Suur purjekas, piisavalt kena kajut, kus saab ööbida ja teha pikki reise. Ja tundub, et Hookerid on vee peal uskumatult kogenud. See on osa videost, kus nad teatasid, et on selle paadi ostnud, näidates, kuidas Brian ronib turvarakmetega mastile ja Lynette jälgib teda. Kui sa kavatsed sellise paadiga purjetada ja teha seda, mida nemad tegid, pikki reise, ning väidetavalt tegid nad seda 10 aastat, siis pead tõesti olema kogenud. Te peate olema meeskond ja üksteise eest hoolitsema. Ja tundub, et just sellised inimesed Hookerid olidki. Teades nüüd, kui palju see paar turvalisuse eest hoolitses, teeb see laupäeva õhtul väidetavalt juhtunu natuke üllatavaks. See on foto, mis oli osa viimasest TikToki videost, mille Hookerid Bahama saartelt postitasid. ja sellel on nad kahekesi sõitmas millegi peal, mis näib olevat kummipaat, väike paat. See on täis puhutav kõva põhjaga mootoriga tagaosas ja nagu näha, mahub sinna tõesti vaid 2 inimest. Politsei andmetel olid nad laupäeva õhtul 8 jala pikkuses kummipaadis, kui Briani sõnul Lynette kukkus üle parda ja kadus. Seega on võimalik, et see ongi täpselt see paat, kus nad olid. politsei sõnul ütles Brian neile, et tema ja Lynette olid selle kummipaadiga teel Bahama saartel asuvast Hopetownist Elbow Key'le. Kohalikud võimud on öelnud, et paar läks välja umbes kell 19:30 õhtul. Oli pime ja tingimused polnud ideaalsed. Tuuleilid olid väidetavalt 18-22 sõlme. Ja kui sa pole meresõitja, siis see tähendab umbes 20-25 miili tunnis. Nüüd väidab Brian, et Lynette kukkus kummipaadist vette ja tal olid võtmed ning võtmed läksid koos temaga. Ja kui sa vaatad seda paadipilti, siis näed jälle, et seal pole eriti palju ruumi. Ja sa näed, et kui oleks olnud tugev tuuleiil, siis oleks täiesti võimalik, et keegi kaotab tasakaalu ja kukub vette. Ja tundub ka, et Lynette istub sellel pildil kummipaadi serval. Nii et seda lugu kuuldes võib tunduda, et see on täiesti loogiline ja võimalik, et just nii see juhtuski. Aga Lynette'i tütar lükkab selle võimaliku stsenaariumi nüüd tagasi. Ja ta teeb seda väga jõuliselt, millest me kohe räägime. Lynette'i ei teatatud tundide jooksul kadunuks, sest Brianil kulus tunde, kuni ta pühapäeva hommikul sellesse Marsh Harbori sadamasse Bahamal jõudis. Praegu ei ole täpselt selge, kus Brian väidab, et Lynette'i vette kukkus, kuid kui vaadata seda kaarti, siis näete, et Marsh Harbor asub lahe teisel pool sellest kohast, kuhu nad ütlesid, et lähevad. Kui Brian oli kaldale jõudnud, ütlesid uurijad, et Brian rääkis kellelegi, mis juhtus ja see inimene kutsus võimud. Ja otsingud on sellest ajast saadik toimunud õhus, merel ja maal, et Lynette'i leida. Nende endi sõnul nautis see paar elu täiel rinnal. Nende paadi nimi on Soulmate ja nad olid sellist mereelu elanud juba 10 aastat. Tundus, et kõik oli täiuslik. Ja ma tean, et see on paljudest tõsielukuritegude lugudes klišee, aga just siin muutuvad asjad väidetavalt muret tekitavaks, sest Lynette'i tütar astub avalikkuse ette ja ütleb, et sellel paaril ei olnud kõik korras. Lynette'i tütre nimi on Carly Aylesworth, ta elab Michiganis. Brian on tema kasuisa. Ta ütles NBC Newsile, et tema arvates on ebatõenäoline, et tema ema, kes on kogenud purjetaja ja heas vormis inimene, lihtsalt kukuks paadilt vette. Lisaks sellele esitas Aylesworth šokeeriva väite intervjuus Fox Newsile, kus ta väidab, et Hookeritel oli koduvägivalla ajalugu. Ta jätkas ja ütles Fox Newsi intervjuus, et Brian Hooker olevat minevikus ähvardanud Lynette'i kägistada ja ta üle parda visata. Tõsiasi, et see toimub, paneb mind uskuma, et loos on midagi enamat, ütles ta selles intervjuus. Ja ta polnud veel lõpetanud. Ta väidab, et see juhtum, kus Brian väidetavalt ähvardas Lynette'i kägistada ja üle parda visata, juhtus 2 aastat tagasi. Taustauringus ei õnnestunud mul leida ühtegi arreteerimist ega süüdistust, mis oleks seotud Brian ja Lynette Hookeriga.
ja veel kord, need on vaid süüdistused, mida Lynette'i tütar avalikult esitab. Aylesworth tütar ütleb siis, et Brian helistas talle pühapäeval pärast seda, kui tema ema kadus, et seda uudist jagada. Ja ta ütleb, et Brian kõlas talle helistades monotoonselt ja rahulikult. Kui temalt küsiti, kas ta kahtlustab selles juhtumis kuritegu, ütles Aylesworth Fox Newsile, tsiteerin, praegu natuke. Aylesworth ütleb, et ta on Brianit peaaegu kogu oma elu tundnud, et Brian abiellus tema emaga, kui ta oli umbes 4-aastane. Ja tsiteerin, asendas mu isa üsna kiiresti. Seejärel ütles ta selles Fox Newsi intervjuus, et Brian on alati olnud see, kes majas reegleid seab ja kirjeldas teda kui inimest, kellel on viha, mida ta pole läbi töötanud. Ja ta süüdistas teda ka selles, et ta on minevikus ühte oma tütardest kägistanud. Kordan, see on väide, mida politsei ega uurijad pole kinnitanud. Nagu näha, on nende süüdistuste põhjal kasutatud väga tugevat sõnastust ja tema kasutütar esitab Brian Hookeri kohta ränki süüdistusi. Aylesworth nõuab nüüd täielik uurimist selle kohta, mis tema emaga juhtus, kuid Brian teeb nüüd avaliku avalduse, millest räägime kohe järgmisena. Kassu tütar väidab ka, et Brian helistas talle ja ütles, et võimud leidsid päästevahendi, mille ta väidetavalt emale viskas pärast seda, kui ema vette kukkus. NBC Newsi andmetel nimetab kohaliku pääste- ja tuletõrjegrupi juht, kes on otsinud Lynettet alates laupäeva õhtust, seda olukorda nüüd päästeoperatsioonist taastamisoperatsiooniks. USA välisministeerium ütles NBC-le, et teeb koostööd Bahama võimudega, et selles juhtumis abi pakkuda. Samuti leidis CBS News täna Brian Hookeri Bahamal üles. See on interneti postitatud video, kus Brian seisab justkui parklas. Temalt küsiti tema versiooni juhtunust, kuid ta ei vastanud nende küsimustele. Küll aga postitas ta Facebooki avalduse kirjutades, olen murtud südamega hiljutise paadiõnnetuse pärast ettearvamatutes vetes ja tugeva tuulega, mis põhjustas mu armsa Lynetti kukkumise meie väikesest paadist Bahama Elbow Key lähedal. Vaatamata meeleheitlikele katsetele temani jõuda, viisid tuuled ja hoovused meid üksteisest kaugemale. Me jätkame tema otsimist ja see on minu ainus eesmärk. Meie pere on sügavalt tänulik Bahama rahva abi eest, eriti Hopetowni vabatahtliku tuletõrje ja päästemeeskonna, Bahama kuningliku politseijõu, Bahama kuningliku kaitseväe ning USA rannavalve ees, kes on väsimatult töötanud, et tuua Lynetti meie juurde tagasi. Aitäh kõigile, kes olete Lynetti oma mõtetes hoidnud ja meie perele sellel raskel ajal toetust avaldanud. Tsitaadi lõpp. Ma saatsin Brian Hookerile sõnumi, et uurida, kas tal on mingit vastust nendele süüdistustele, mille tema kasutütar on viimastes intervjuudes esitanud. Oleme samuti olnud ühenduses Carly Aylesworthiga, kasutütrega, ja oleme kutsunud ta saatesse, et sellest juhtumist rohkem rääkida. See kutse on endiselt jõus. Liituge meiega nüüd, et sellest juhtumist rohkem rääkida. Michael Winkleman, merendusadvokaat. Alati on tore sind Law and Crime saates näha, kui jälgime mõnda neist Kariibi juhtumitest. Brian Hookeri lugu. Nad on sellel kummipaadil ja tingimused on kaugeltki mitte ideaalsed. Ja ta ütleb, et Lynette kukub vette, võtmed lähevad koos temaga ja siis peab ta aerutama tagasi kaldale. Kui usutav see lugu sinu kogemuste ja nende juhtumite põhjal, millega sa töötad, sinu arvates on? Ma mõtlen, kui usutav see tema jutt praegu tundub. Mitte eriti. Ma tahan talle siiski kahtluse korral pigem õigus anda, sest ma ei taha enne süüdistada, kui pole toimunud nõuetekohast menetlust. Aga minu arvates on selles loos kindlasti palju auke. Ma mõtlen, Chris, see on tõesti üks kahest. See on kas kohutav õnnetus või kohutav kuritegu. Nii et kui me jätame kõrvale võimaluse, et see on kuritegu ja oletame, et see on lihtsalt õnnetus, siis ei ole seal just miljonit erinevat teooriat, mis võiksid ringi käia. Need on kogenud meremehed. Nad oleksid teadnud mereolusid. Miks nad peaksid hüppama oma kummipaati, et sõita kaldale? Võib-olla oli see sellepärast, et tingimused olid karmid. Aga kui sa oled tõesti kogenud meremees, siis sa ei jääks sellisesse olukorda, välja arvatud juhul, kui see tuli ootamatult, kui tegemist oli tundmatu tormisüsteemiga. Aga sellest, mida ma natuke uurinud olen, selgus, et oli teadaolev külm front tulemas, nagu külmade frontidega sageli juhtub. Esmalt tulevad tugevad tormid, nii et seal on kindlasti lüngad, Chris. Sest ma arvan, et tingimused olid sellised. 18–20 sõlme tuult, mis neile, kes pole meremehed, tähendab umbes 20–25 miili tunnis tuuleiile. Ma mõtlen, kui olla sellises olukorras ja kui vaadata nende YouTube'i, nad on palju postitanud ja on näha, et nad teavad, mida teevad. Ma mõtlen, nad on teinud tõsiseid reise. Kui üllatav see tegelikult on, et keegi läheks sellistes tingimustes kummipaadiga välja.
jah, täpselt, väga üllatav. Välja arvatud juhul, kui nad üritasid tormi vältida. See tundub mulle usutav, et võib-olla nad üritasid maale jõuda. Sellepärast nad seda tegidki. Aga kui see oleks nii olnud, siis oleksid nad ilmselt palju varem lahkunud. jah, ja kui minna välja kell 19:30 õhtul, siis on juba pime. See osa sellest ei tundu olevat selline asi, millega inimesed, kes tavaliselt järgivad ohutusreegleid, nagu tundub, et nemad seda teevad, oleksid nõus. Samas, kui tõenäoline on, et me leiame Lynette Hookeri keha? Ma tean, et kohalikud võimud on öelnud, et praeguseks on see pigem surnukeha otsimise operatsioon. On möödunud juba paar päeva. Briani sõnul kukkus ta öösel sellelt kummipaadilt üle parda. Ma mõtlen, mis selles uurimise osas nüüd edasi saab. Statistika näitab, et kui sind ei leita esimese 24 tunni jooksul, on sinu ellujäämisvõimalused üliväikesed. Ma mõtlen, isegi minu jaoks on Briani loos rohkem auke selle kohta, kuidas ta üle parda läks ja kuidas Brian ei suutnud temani jõuda. Ma tean, et kui mu naine oleks vees, siis laeval oleks pidanud olema päästevestid. Ma teeksin kõik, mis võimalik ja tõenäoliselt hüppaksin ise vette, et oma naist päästa. Nii et minu arvates on selles loos veelgi rohkem auke. Kui sa oled Bahama võimude rollis ja püüad aru saada, mis juhtus, siis praeguseks pole sul isegi surnukeha. Kõik see juhtus keset ööd. Tal ei ole paadi võtmeid. Ta ütleb, et ta aerutab tagasi kaldale Marsh Harborisse. Ma mõtlen, kuidas sa sellist uurimist üldse läbi viid, et proovida teada saada, kas tema jutt vastab tõele. Jah, see on põhimõtteliselt kriminaaluurimise ABC. Muidugi olen mina alati tsiviilpoolel. Kui inimesed saavad viga, esindan neid tsiviilasjades. Aga päeva lõpuks ei erine uurimine väga selles, mida mina teeksin, võrreldes sellega, mida teeksid kriminaalvõimud. Aga sul on piiratud andmestik. Ma mõtlen, peamine asi saab olema Briani lugu ja kas nad usuvad seda. Tead, kui neil oleks olnud võimalus kontrollida tema verealkoholisisaldust, et näha, kas ta oli joobes või mitte. Aga mis oli põhjus, mis nad sinna läksid? Kas nad läksid sinna halba ilma vältima või läksid nad sinna baari? Ma mõtlen, ma olen põline majaamilane. Ma olen veetnud palju aega Bahama saartel Kariibi meres ja seal on palju lõbusaid baare maal Bahama saartel. Tütred kommenteerisid, et nad olid suured joojad ja nende suhtes oli teatavat ebastabiilsust. Tead, sa tahaksid muidugi teha intervjuu ka tütrega. Ma tean, et FBI on asjasse segatud. Nii et ma arvan, et Bahama kuningliku politsei ja FBI koostöös on neil päris palju andmeid, mida läbi vaadata. Ja küsimus on, kas sellest piisab, et Brianile tegelikult süüdistus esitada või kui kõik andmed läbi vaadatakse, otsustavad inimesed, et see oli õnnetus. Ja Kasu tütar, ma mõtlen, ta on nendes intervjuudes väga agressiivselt esinenud nende süüdistustega, mida ta esitab. Ma mõtlen, ta on väga avalikult öelnud, et väidetavalt polnud see suhe sugugi nii täiuslik, nagu sotsiaalmeedias paistis, ning tema sõnul oli seal ka perevägivalla ajalugu. Ta esitas süüdistusi nende joomise ja lihtsalt suhte ebastabiilsuse kohta. Kui palju see mõjutab? Ja kui sa tead Bahama võimude kohta, kuidas nemad selliste asjadega tegelevad, sest ta ütles vähemalt Fox Newsi intervjuus, et ta helistas Bahama võimudele, aga ei saanud endaga eriti ühendust. Ja väidetavalt on tal ka advokaat. Kui palju saab see tegelikult mõjutada selle hetke uurimist, kuidas Lynette Hooker üle parda läks? Ma arvan, et sellel on üsna suur kaal. Ma arvan, et tema nimi oli Carly ja Carly räägib väga selgelt tugevat lugu väga keerulisest suhtest inimeste vahel, kes olid suured joojad ja kellel oli tormiline suhe. Ja need on kindlasti tegurid, mida iga uuriv asutus uuriks ja millele annaks olulise kaalu, et tõesti pusletükid kokku panna. Ja tundub, et teine osa sellest on ka see, et ta ütles, et Brian kõlas ühetooniliselt ja rahulikult, kui ta talle uudist helistas. Ja ühest küljest ma ei tea, kuidas ma ise reageeriksin, kui mina peaksin sellise kõne tegema. Samal ajal on see inimene, kes airutas ilmselt väga pika maa tagasi kaldale, sest tal polnud mootorivõtmeid pärast seda, kui naine üle parda läks. Ja ta avaldab selle avalduse Facebookis. Ja Facebook on üsna mitteametlik viis avalduse tegemiseks, võrreldes näiteks advokaadibüroo kaudu avaldamisega. Aga minu jaoks kõlas see nii, nagu oleks selle kirjutanud advokaat. Ma ei tea, mis tema taust on, aga ta tänas iga üksikut osakonda, kes selles osales, öeldes, et tema perekond hindab seda. See tundus mulle lihtsalt professionaalselt kirjutatud. Ma ei ütle, et see oleks halb, aga mis sulle tema avalduse juures silma jäi?
Ma olen sinuga täiesti nõus, Chris. Olles seda avaldust lugenud, oli see väga lühike, see oli väga napisõnaline, seal ei olnud eriti palju emotsiooni taga. Tead, kui sa tahaksid talle kahtluse kasuks võimaluse anda, siis ta on šokis ja võib-olla kirjutas keegi selle tema eest. Aga see tundus väga üldine, umbes nagu see, mida ChatGPT sulle sellises olukorras ütleks, eks. Ja ta oli loo jutustamisel külm ja monotoonne, annab taas kahtluse kasuks võimaluse, jah, ta on šokis. Aga minu kogemuse põhjal ja ma tegelen kogu aeg leinavate peredega, inimestega, kes on läbi elanud kohutavaid traumasid. See ei ole tavaliselt see reaktsioon, mida ma näen. Reaktsioon, mida ma tavaliselt näen, on tohutu lein, tohutu ülekoormus, tohutu kurbus, voolavad pisarad. Ja kui seda ei ole, kas see tekitab kahtlusi? Kindlasti. Aga veel kord, olgu selge, ma arvan, et Brianil peaks olema õigus õiglasele menetlusele. Ma arvan, et me peaksime asja põhjani uurima. Loomulikult sina ja mina anname lihtsalt oma arvamust. Aga jah, ma arvan, et siin on palju kahtlasi märke, mis viitavad probleemile. Sa lihtsalt mõtled. Ma mõtlen, milline see oleks olnud, kui tema lugu on tõsi. Ma mõtlen, sa kujutad ette, et see naine, keda sa nimetad oma elu armastuseks, kukub üle parda ja sa üritad temani jõuda, aga ei saa, sest hoovus viib sind eemale ja siis pead kaldale aerutama. See lihtsalt kõlab hirmutavalt ja uskumatult kurvalt, kui see tõesti juhtus nii. Ma mõtlen, igal juhul on see kindlasti kurb. Kui sa oleksid tema advokaat, siis millist nõu advokaat talle praegu annaks? Ta on välisriigis. See ei ole enam lihtsalt juhtum, kus su naine kukkus üle parda, sest sul on kasutütar, kes esitab väga tõsiseid süüdistusi, mis on uurimise käigus sinu olukorra palju pingelisemaks muutnud. Millist nõu sa tavaliselt annaksid kellelegi tema olukorras? See on minu jaoks keeruline küsimus, Chris, sest mina tegelen tsiviilasjadega. Tavaliselt olen mina see, kes asja kohtusse viib ja asja edasi ajab. Kriminaalkaitseadvokaatide puhul on nende analüüs väga erinev. Nemad ei taha, et nende klienti süüdistataks. Brian võis talle küll tunnistada, et ta tegi seda, aga ta ei saa seda tingimata avaldada. Seda öeldes, oletame, et see tõesti oli õnnetus. Ja ma nii nalin tema oli minu klient. Ma tahaksin panna ta televisiooni, et ta räägiks, mis juhtus. Sest tänapäeva maailmas, narratiiv muutub nii kiiresti. Nii et kui sa ei püüa tingimata narratiivi kontrollida, vaid tahad tõde välja tuua, siis too tõde välja. Istu koos sinuga maha. Räägi Chrisiga ja ütle, kuule, vaata, see on see, mis juhtus. Sellepärast see juhtuski. Jah, alguses olin ma šokis. Ja see on minu elu armastus. Ma soovin, et oleksin talle vette järele läinud, aga pane see info välja. Nii et minu jaoks, kui sa teed seda selle asemel, et avaldada külmi ja napisõnalisi avaldusi, siis see tekitab jälle rohkem ohumärke. See on kindlasti nii ja me võtsime temaga ühendust. Ma arvasin, et te tegite seda. Ta on teretulnud siia tulema, tead, ja me kuulaksime hea meelega tema versiooni loost. Isegi kui me teame, et see on uskumatult raske aeg, arvestades seda, mida ta väidab juhtunud olevat. Kas ta on praegu tõenäoliselt, arvestades, kuidas Bahama võimud mõnes neist juhtumitest käituvad ja ma tean, et sina tegeled tsiviilasjadega, kas ta võib lahkuda? Ma mõtlen, teda pole süüdistatud, aga mis puudutab Bahama võime, kui otsingud veel käivad, siis kui ta tahaks Ameerika Ühendriikidesse tagasi minna, kas tal oleks vaba voli seda teha? Nii palju, kui ma olen reaalajas näinud, ei ole ühtegi süüdistust esitatud. Ma tean, et Bahama võimud ütlevad tihti midagi sellist nagu, vaata, me ei taha, et sa saaret lahkuksid. Praktiliselt ja juriidiliselt, kas ta võiks saaret lahkuda? Jah. Kui nad tahaksid, kas nad saaksid takistada tal lennukile või paadile minemast? Muidugi. Aga arvestades, et talle pole süüdistust esitatud, arvan ma, et tal on vabadus riigist lahkuda. Ja ma mõtlen, et kui tal on advokaat või keegi, kes teda nõustab, siis kui ta praegu lahkuks, millise sõnumi see saadaks? Isegi kui ta on täiesti süütu ja see oli kohutav õnnetus. Kuidas bahamalased selliseid otsinguid ja selliseid juhtumeid käsitlevad? See on ju ilmselgelt suur turismi sihtkoht. Paljud paadiga sõitjad, mitte ainult sellised inimesed nagu Hooker, aga ma ise elasin varem Lõuna-Floridas. Tead, väga lihtne oli lihtsalt paadiga üle sõita, näiteks Bahama läänerannikule. Kuidas bahamalased selliseid juhtumeid käsitlevad? Ma arvan, et nad on suurepärased. Minu kogemuse põhjal ja ma olen nendega kümneid ja kümneid kordi kokku puutunud. Nad on väga kirglikud inimesed. Nad tahavad olukordadele põhjani jõuda. Sageli teevad nad koostööd FBI-ga. Nad on oma töös väga head, eriti Bahama kuninglik merendusamet. Nad on suurepärased õnnetuste uurimisel. Mõnikord arvatakse, et nad on kruiisifirmadega mestis. Ilmselgelt ei ole see kruiisilaeva juhtum, kuid kuna kruiisitööstus on sellesse piirkonda nii palju aega, vaeva ja raha pannud. Aga ma ei saa öelda, et see oleks tõsi. Minu arvates on nad suurepärased. Ma arvan, et nad jõuavad asja tuumani. Neil on piiratud annestik, mis neile kätte saadav on, aga vaatame, millega nad hakkama saavad. Ja mis puudutab USA välisministeeriumi, FBI-d, siis ma tean, et nad andsid välja
tead, välisministeerium andis välja avalduse, et nad teevad võimudega koostööd. Selgelt on see Bahama juhtum. Ja sinu tähelepanek on õige, nad on sellest tõesti head ja neil on palju kogemusi paljudes sellistes juhtumites. Aga kuidas see abi tegelikult välja näeb, kui välisministeerium või FBI ütleb, et nad aitavad? Noh, jah, see juhtus Bahamal. Nii et see on Bahama juhtum, aga see juhtus USA kodanikuga. Seetõttu on FBI-l jurisdiktsioon ja nad võivad olla nii palju või nii vähe kaasatud, kui nad soovivad. On selge, et FBI-l on väga palju tegemist. Nii et kui Lynette kadus, siis see ei pruugi olla nende jaoks kõige tähtsam asi. Nii et ma arvan, et FBI arvates, kui selle jaoks on piisavalt ressursse, siis nad toetuvad sellele. Sageli kadunud isikute juhtumite puhul sekkub kohe rannavalle. Nad määravad kindla otsinguala, nad viivad läbi kogu otsingu ja uurimise või nagu siin nimetatakse surnukeha otsimise operatsiooniks. Ma ei tea, kui ulatuslikud on rannavalve pingutused olnud, kui nad on uskumatult head kehade leidmisel. Nii et ma loodan, et nad on mingil määral olnud päästeoperatsioonidesse kaasatud. Ja sa mõtled sellele ka praegu. Tead, paljudel sellistel juhtudel ei leita lihtsalt kehasid üles. Tead, meil oli hiljuti see juhtum Barcelonas, kus üks USA üliõpilane suri ja tema keha leiti rannalt. Ma mõtlen tagasi Sudisha Kananki juhtumile, kes oli Ameerika üliõpilane Dominikaani vabariigis ja tema keha ei jõudnud pärast kevadvaheajal juhtunud kaldale. Nendes juhtumites, mis teeb selle nii keeruliseks, kui vaadata veeteed ja piirkonda, kus Brian väidab, et see kõik aset leidis. Miks on surnukeha ülesleidmine tegelikult nii keeruline? Noh, see on nagu nõela otsimine heinakuiast. No mõtlen, sul on tuuled, sul on ookeanivoolud, sul on küsimus, kas keha võttis vett sisse ja vajus kohe põhja. Sul on miljon muutujat, aga kõige suurem probleem on see, et otsitav ala on lihtsalt tohutult suur ja iga mööduv minut muudkui laiendab seda ala. Nii et ükskõik kui head rannavalvega poleks, nad peavad uskumatult raske võitluse, et seda nõela heinakuhjast leida. See võib sind ka natuke ebamugavasse olukorda panna, aga Carly, kasutütre kohta. Ma tean, et ta ütles Fox Newsi intervjuus, et tal on advokaat. Millist rolli võiks advokaat talle praegu mängida? Ilmselgelt on see tema bioloogiline ema, samuti kasuisa, kes on tema elus kaua olnud. Ja ma tean, et tundub, et neil pole just kõige paremad suhted. Aga mis roll on advokaadil kellegi nagu tema jaoks sellises olukorras, kui otsingud veel käivad? Ma arvan, et kui ta palkaks advokaadi, siis advokaat saaks võimalikult palju uurimisse sekkuda. Tegelikult ei tee ta palju rohkemat, kui Carly ise teha saaks, aga ta saab võtta telefoni ja helistada võimudele. Teoreetiliselt, kui ta tahaks esitada tsiviilhagi, siis oleks tal võimalik saada õigus kohtukutsega teavet välja nõuda, et saada rohkem teavet. Ta võiks võtta temalt ütlusi, et saada rohkem vastuseid. Nii et advokaat saaks palju ära teha. Tõenäoliselt on selleks veel natuke vara. Aga jah, tsiviiladvokaat saaks uurimisele palju kaasa aidata. Mitte tingimata lühiajaliselt, vaid pigem pikemas perspektiivis. Näiteks kui 6 kuu pärast on endiselt rohkem küsimusi kui vastuseid, siis ta võiks kindlasti hagi esitada. Ta võiks kindlasti palvata advokaadi, kes korraldaks tema vande all küsitlemise, mis on põhimõtteliselt küsimuste ja vastuste voor, et saada rohkem teavet. Samuti hankida igasuguseid dokumente, uurida, kas oli olemas mingisugune elukindlustuspoliis, mille ta oli naise peale võtnud. Kas tehti mingisugune elukindlustuse väljamakse. Nii et tsiviiladvokaat võiks kindlasti uurimist sügavamalt jätkata. Ja see on hea tähelepanek rahalise poole pealt. Me tegelikult ei tea. Ma mõtlen, nad on praeguseks pensionil. Nad reisivad kindlasti palju ja neil on see purjekas. Kui kaua selline otsing tavaliselt kestab? Ma tean, et praegu ollakse juba kättesaamise faasis. See juhtus väidetavalt laupäeva õhtul ja nüüd on kolmapäev, mil me sellest räägime. Ma oleksin üllatunud, kui see oleks veel käimas. Minu kogemuse põhjal aega on umbes 24–48 tundi. Olen kindlasti näinud, et see võib kesta ka kuni 72 tundi. Aga nüüd, kui me oleme juba nii kaugel, olen kindel, et see hakkab lõppema. Jah, selles etapis on endiselt palju küsimusi. Michael Winkleman, merendusadvokaat. Alati on hea, kui saad oma teadmisi jagada siin Law and Crime'is. Aitäh, et olid meiega. Aitäh, Chris, tore sind näha. See oli kõik saatest On the Case, mida esitleb Law and Crime. Daily Made YouTube'is ja Spotify's. Nüüd oleme ka Peacock'is saadaval. Mina olen Chris Stewart, kohtume järgmisel korral.